Peagi lõpeb murunitmise hooaeg ja et kevadel oleks murunit ja töökorras koheselt võtta, oleks hea läbi viia hooldus sügisel, mitte kevadel. Kõigepealt, kui võtta murunit ja siis oleks hea enne hoolduse tegemist vaadata üldse seda, et kas tuleb hooldusega või on vaja viia remonti, eemaldada õlivarras, kuigi enne igat käivitamist kontrollitakse õlitaset, siis tuleks vaadata seda, et see õli ei oleks mitte metallipurune. Kui on ta metallipurune, siis tuleks temaga minna remonti, mitte hooldust ei vajada. Aga kuna sellel on ilus puhas lihtsalt määrdunud õli, siis selle me vahetame. Eelnevalt tuleb mootor soojaks lasta, et õli muutub vedelemaks ja on teda parem eemaldada. Kuna uued enamus masinad, mis nüüd tulevad, nendel puudub õlivahetuskork allpõhjal, ehk siis ei saa altpõhjast õli välja lasta, vaid seda tuleb eemaldada sealt samas, kus ta sisse valataksegi. Poes müüakse erinevaid, nagu Süstal, niisugusi õlieemalduspumpasid, või mina kasutan konkreetselt siis vaakumpumpa. Jälle, kuna pidevalt tuleb sellega tegeleda. Pumpan mahutisse vaakumi. Paigan ta õli sisse ja avan kraani ja eemaldab õli. Nii. Õli eemaldatud. Me ei täidame seda koheselt uue õliga, vaid teostame siis selle kõige põhilisema hoolduse. Loomulikult ka enne, kui üldse hooldama hakata, tuleks muruniduk puhastada, eemaldada kõik kogunenud muru, mida tuleks ka tegelikult peale igat niitmist teha, et muruniiduki korpus ei hävineks. Sellepärast, kui jätta siia muru alla, läheb see hapnema, happe omakorda hakkab teras söövitama, ehk siis mõned aastad ja see korpus on hävinenud. Kuigi mootor kestaks veel 10 aastaid. Kuna see on, ütleme, praktiliselt puhas, kuiv on ta kindlasti, siis ei olegi muud kui altpoolt teha, kui me eemaldame tera. Nii. Kuna tegemist on multsiteraga, siis on ta niisugune kõver, ehk ta lõikab 2 jaost, pluss veel tiivik, mis tekitab õhuvoolu, siis ei saa teda teritada tavapärases teraterituspingis. Just tänu nendele jõnksudele tuleb seda teha käsitsi. Kuna inimesel on ainult 2 silma, siis alati soovitaks kasutada kaitseprille, aga kuna mul töö tegemiseks on nagunii prille vaja, siis mul on need kaitseprillid ees ja asun tera teritama. Hea oleks muidugi, kui tera oleks kinnitatud kindlalt kruustangide vahele. Aga hetkel ei ole see mul kahjuks võimalik, siis ma teostan seda käes. Tegelikult on ka terateritust teha hea hooaja keskel, jälgida kogu aeg, et tera oleks terav. See tingib selle, et kui on teranüri, siis niitmisel ta mitte ei lõika ilusti seda rohulible läbi, vaid ta purustab selle ära, kui terava teraga jääb kuivanud see kollane osa pärast paar millimeetrit, siis nüriteraga jääb ta mitme millimeetri pikkune ja on inetu muru vaadata. Enne tera paigaldamist kontrollida üle, et tera oleks tasakaalus. Ehk siis kasutada mingit metallpulka, puupulka, kruvikeerajat, mida iganes, veenduda, et tera oleks tasakaalus. Kui tera kaldub ühele või teisele poole, siis tuleb vastavalt alla kalduvat poolt rohkem käiata ja viia tera tasakaalu. Iga kord, kui kas murunitet alt puhastada või on vaja tera teritada või on vaja lihtsalt kontrollida, siis mitte kunagi ei tohi muruniidut kallutada kas ühele või teisele küljele, vaid ainult niimoodi, et käe pidi alla
kõige lihtsam on tuletada seda, et küünal ülespoole. Sel juhul ei valgu mootoriõli ei karteri tuulutusse, ei õhufiltrisse ega mitte kuhugi, vaid alati on teil korralik mootor pärast käivitada ja ei hävine ka õhufilter.